Meie tänane esimene külaline on mees, kes teab ja tunneb olümpiamänge läbi ja lõhki. Sportlane, kes on individuaalselt tulnud olümpiamängudel 5 hulka ja meeskondlikult koguni 4. Tere tulemast Spordisõprade stuudiosse, endine kahevõistleja Ago Markvart. Tere õhtust. Ago, olümpiamängud on poole peal. Meil on olnud tulemusi seinast seina, aga juba tundub, et vaikselt on asi läinud paremuse poole, juba Sotši tulemused on ületatud. Kuidas sa senisega rahul oled jäänud? Mina olen absoluutselt rahul, sest ütleme, et ikkagi tulemused on enamalt jaolt on ennast ületatud, on tehtud korralikud tulemused. Esikümnesse kahjuks veel pole jõutud, aga loodame, et ka see esikümne nii-öelda maagiline piir murtakse lähipäevil. Aga kui rahul oled praegu seni, ütleme siis parima koha Kristjan Ilvese 16. kohaga ja kas näed, et homme on siis ta juba suurel hüppemäel hüppamas ja uus võistlus ees, et kas see koht saab ületatud? Küsimuse esimesele poolele vastates siis ma ütleks, et see koht oli okei. See on hea koht, see ei ole põrumine, aga ütleme, et kindlasti oleks saanud veel paremini. Ja ma väga loodan, et Suuremäe võistlus on siis nii-öelda selle väiksemäe jätkuks ehk nii-öelda esimene proov tehti ära ja nüüd siis teeme korraliku tulemuse. Et treeninghüpped on tegelikult praegu väga hästi õnnestunud? Jaa, ütleme, et tal on ilusad korralikud hüpped, aga ikkagi eks seda potentsiaali on Kristjanis veel olla hüpetes kas liider või vahetus lähetuses. Et see, ütleme, et väikseme 9. koht oli tegelikult väike õnnetus. Tegelikult see kahevõistlus on päris keeruline ala, sa pead suutma kombineerida head hüpped ja olema tugev ka suusarajal. Kui keeruline see on tegelikult, et saada vormiajastamine nii täkki, et sa oledki mõlemal alal hea? See on hea küsimus, et see on põhimõtteliselt see koordinatsioonivärk, eks ole, patsuta ja keeruta, eks. Et 2 erinevat asja kokku panna, aga eks ta suhteliselt selline keeruline ala, aga kui sul ühes oled tugev, siis aitad teist järgi ja seal ei saa nagu keskenduda ainult ühele alale. Et tulebki teha mõlemat ala võrdselt harjutada niimoodi, et see tulemus oleks lõppude lõpuks maksimaalne. Enne kui me siin stuudios Agoga vestlust jätkame, vaatamegi üle väikese kokkuvõtte, kuidas Eesti sportlastel seni siis olümpiamängudel läinud on. Oma esimesel olümpial osalev Kristjan Ilves sai avaalal normaalmäe hüpetel 8. koha ja taandus suusarajal, mis pole tema tugevaim külg 16. Kindlasti jäi Ilvesel hüppes varu, kuid keerulistes oludes sai ta hakkama maksimumi lähedase tulemusega. Murdmarajal hindas Ilves distantsi esimesel poolel võimeid pisut üle ja see andis lõpus tunda. Arvestades neid olusi, siis ma arvan, et enam-vähem sai maksimumi välja. Enda soorituse poole pealt oleks natukene juurde panna, aga seal need ilmaolud olid ka niimoodi, et ütleme, et kõige hullemat tuult ei saanud ja kõige paremat ka ei saanud, et seal nii mõnedki favoriidid põrusid tänu sellele tuulele, et ma sain siukse keskmise tuule ikkagi kätte ja tuli siuke enam sooritus. Murdmarajal oli ka pigem siuke nagu jäi ka keskmise sõidu juurde, et natukene alustasin liiga kiiresti ja siis jäi see üldiselt see sõit ja siukseks jäi raskema poolselt. Aga kui päev täitsa kokku võtta või tulemusliku poole pealt, siis ei olnud väga viga, et 16. koht alustuseks käib küll. Teisipäeval on kavas suure hüppemäe võistlus, mis peaks heale hüppajale Ilvesele paremini sobima. Suuremal mäel ikkagi parematel hüppajatel on veel rohkem eelis. Tundub, et need tuuled ka lähevad natukene ühtlasemaks ja see ilm stabiilsemaks, et siis ei ole neid üllatusi nii palju, et loodetavasti suudan sama rütmiga jätkata väiksel mäel ja teha enda hea sooritus ära, et loodetavasti võimalik paremat tulemustel teha. Pärast seda, kui sai selgeks, et Kelly Sildarul lükkub olümpiadebüüt vigastuse tõttu edasi, suunas spordimeedia prožektorituled Ilvese poole. Just 21-aastases Elvalases nähakse Eesti koondise päästeinglit. Ilves ise suhtub ootustesse rahulikult. Rohkem sellest räägitakse või sellele tähelepanu pööratakse, siis ma ei tea, mind järjest vähem see läheb korda või nii-öelda, et algul oli võib-olla tõesti, kui Kelly Sildaru ära kukkus, et siis pöörati need pilgud minule ja siis oli võib-olla seda natuke palju kõik, aga hetkel võib-olla olen sellega harjunud ka ja ei näe sellest suurt probleemi.
ma nagu ise tean, mis mul sees on ja kui suudan nagu oma soorituse maksimaalselt ära teha, siis olen suuteline heaks kohaks. Positiivseid emotsioone pakkus olümpial ka laskesuusataja Johanna Talihärm. Sprindis sai ta 22. ja jälitussõidus 26. koha. Individuaaldistantsiks püssirohtu ei jagunud ja vastu tuli võtta 50. koht, mis tähendab, et massstarti Talihärm ei pääsenud. Rääkisime Talihärmaga pärast jälitussõitu. Lõppkokkuvõttes umbes samasse kanti nagu sprint, et mõni koht küll kukkusin, aga laias laastus sama. Minu peamine eesmärk enne starti oli teha oma sõitu ja keskenduda endale, et mitte lasta ennast kõigist nendest, kes mu ümber on, segada ennast, et see oli põhiline eesmärk ja ma arvan, et sain sellega päris hästi hakkama. Esimeses püstitiirus oli mul jalad natuke külmunud, et see võib-olla natuke mõjutas, aga ma arvan, et osadel oli veel hullem, et ma nägin siin tüdrukutel, kellel olid sõrmed ära külmunud ja nii edasi, et minul õnneks nii hullult ei läinud. Ameerika Ühendriikide loode osas Montana ülikoolis ärijuhtimist õppiv Talihärm pole mõistetavatel põhjustel saanud kõikidest MK-etappidest osa võtta. Õpingud ja ülikoolide vahelised võistlused võtavad oma. Ülikoolis on treenimiseks head tingimused, kuid suvel 25-aastaseks saav Talihärm tunneb puudust tugevast treeninggrupist. Seal on palju lund, lumi tuleb varakult ja kevadel on hästi kaua, mai alguses saab veel suusatada tavaliselt. Ja lasketiir on olemas lausa 2 tükki, üks on hästi pisikene 2 kohaga ja teine on suurem. Suurt treeninggruppi me ei ole seal, et on mõni üksik laskesuusataja on veel kellega treenida, et see on võib-olla ainuke miinus, aga üleüldiselt on seal treeningtingimused head.